Kõigepealt täna alustati siin Tuuliku 33B lammutamisega ja plaan on selline, et augustikuu lõpuks on plats siin puhas. Toimub suve jooksul intensiivne lammutamine selleks, et see pind siin ära tasandada. Aga tõesti pikem perspektiiv on see, et need kinnistud kuuluvad Tallinna linnale ja ma arvan, et tulevikku võiks planeerida selliselt, et need oleksid kogukonna ja selle piirkonna kasutuses. Laseme sellel alal olla pisut avalikkuses kasutuses. Miks mitte talvel uisutada? Linnaosa vanem siin pidas just plaani, et võiks olla uisuväljak, minu arust tore mõte. Ja suvel miks mitte selline kogukonna aiakoht. Loomulikult transpordisõlmes ei saa olla siin salatid ja tillid, aga miks mitte, et kogukonna aed, kus kasvatatakse lilli, sest et lilleilu on ju väga tore ja oma sõrmega neid mulda pista, miks mitte. Paljud Kristiini inimesed mäletavad seda taksopargi kuulsusrikast minevikku siin ja ajalugu ja täna avasime pop-up näituse, mis jääb elanikele avatuks siin ja aitab meenutada ka seda aega. Aga ka ühistranspordipeatus on siin taksopargi peatus, nii et see hoiab seda meeles, see on selle koha identiteet. Nii et ühelt poolt oli täna kurb päev, aga teiselt poolt täna on uue ajastu algus siin piirkonnas, mis kindlasti toob siia palju põnevat. Taksopark oli ainuke inimesi teenendav sõiduautode park ja igaüks on sellega sõitnud, isegi mina olen sõitnud tudengi ajal taksojuhina siin leiba teeninud mõnda aega. Nii et see on paljudel hinges ja mälestustes. Elu läheb edasi, me peame vaatama ikka avatud silmadega ja kui me vaatame üldse linna arengut, siis ega me ei saa lõpmatuseni neid vanu hooneid taga nutta ja siin on ka 3 korrust ja vanad pikad koridorid ja hämarad, aga uus maja, kui te olete käinud Mehaanika tänaval, on ikka tänapäevane ja kaasaegne. Et mul on nende töötajate pärast hea meel, kes nagu saavad uutes tingimustes. Nii et hea meel, et niimoodi läheb asi.